teevad tööd välismaal, kes pikemad, kes lühemat aega ja häda, kui välismaale jõudes tuleb pettuda, ehk et need töötingimused on hoopis teised, mis algselt lubatud või töö iseloom hoopis teine kui algselt lubatud. Inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise nõustamisliinile Eestis tuleb umbes 500 kõnet aastas. Sirje Plumberg, kes on mittetulundusühingu Living for Tomorrow juhataja, täna hommikul Terevisioonis. Tere hommikust! Tere hommikust! Kui palju sellest 500 kõnest aastas puudutab seda teemat, mis ma sissejuhatuses ütlesin, et inimene läheb välismaale tööle ja ta tegelikult seal saab halva üllatuse osaliseks. Töötingimused on peaaegu et võimatud ja töö iseloom ka hoopis teine, kui ta eeldas ja kokku lepitud sai? No nüüd 11 tegutsemise aasta jooksul viimased aastad 90% nendest kõnedest on loomulikult, mis meile jõuavad, on probleemsed. Keegi ei helista ja ütle, et tegelikult on kõik hästi. Millised need klassikalised lood on? No kõige tavalisem pettus, mis algab juba pihta või algab juba siit Eestist, näiteks läbi vahendusfirma, et lubatud on ühte, inimene jõuab kohale, on midagi absoluutselt teistsugust. Paremal juhul ta ei sõidagi siit Eestist välja, sellepärast et see pettus ja raha võtmine on toimunud juba siinsamas Eestis. Ja tegelikult polegi plaani teda üldse kuhugi saata. Ja teda polegi üldse plaani kuhugi saata. Ja kuni kõige rängemate juhtumiteni välja, kus on see siis tööalane ekspluateerimine või seksuaalne ekspluateerimine, kus alates võib-olla tundub, et kui palka ei saa kätte, elutingimused on halvad, aga seal on see kombinatsioon väga paljudest asjadest, mis viivad inimese olukorda, kus ta näiteks ei saa tegelikult sellest riigist või piirkonnast isegi ära sõita. Just kui sunnis maiseks sinna täitsa? No jah, suuremalt jaolt. Tooge mõni näide selline, kus töötingimustega on olnud probleeme, kus inimene on helistanud ja öelnud, et kokku lepitud sai, ma ei tea, soe tuba ja soe söök 3 korda päevas ja kahetoaline korter, aga tegelikult on hoopis midagi muud. No sisu on tegelikult inimestel ikkagi esmane on, et ei saanud palka kätte, et siis, kui me hakkame juba rohkem rääkima, siis tulevad välja need asjad, mida meie peame oluliseks, aga võib-olla meie inimene on niivõrd kannatlik, et ei mainigi, et kuidas ta seal ööbib ja kus ta ööbib ja missugused on töötunnid. Väga markantne juhtum, mis on üpris korduv, kus inimesed, meil olid sellised 3 meest klienti, kes töötasid Soomes ja töötasid tegelikult väga ohtlikul alal, ehk nad elektriliinidest siis puhastasid võsa elektriliinides ja tuli välja, et nad esiteks ööbisid küll majas, aga see maja oli vast valminud ja see oli betoonpõrand, ei voodeid, ei laudu, ei mitte midagi, lihtsalt nii-öelda majakarp oli siis valmis saanud. Ja see oli kõik selline vara kevad, nii et kui nad ka töölt tulid ja olid näiteks märjad, siis need riided ei kuivanud ära ja üks töötaja näiteks viidi tööplatsile siis nii-öelda autopagasnikus, nii et see suur kompleks, mis tuli välja alles pärast paaritunnist vestlust nende töötajatega, oli muidugi hämmastav. See lugu lõppes õnneks positiivselt, et me ka võtsime ühendust Soome ametivõimudega ja need mehed olid kenasti ka kõik valmis tunnistama ja nad said tõesti võidu selle loo puhul. No üks Taani näide on teile ka, kus võimalik on põhimõtteliselt juba enne, kui sa üldse midagi tegema hakkad, võlgadesse sattuda. Jah, tõenäoliselt need osad vahendajad oskavad niivõrd hästi inimestega manipuleerida, see on lihtsalt hämmastav, kuidas inimestelt on välja võimalik petta isikukoode, viia neid lausa pangaarveid tegema, registreerida nende nimele näiteks firma, tundub müstika ja tundub, ja siin võib mõni inimene öelda, et ju nad ise rumalad. Vaadake, niimoodi nendesse asjadesse suhtuda ei saa, et kui on ikkagi tegemist väga tahtliku eesmärk, teatud kindla eesmärgiga inimest petta, siis need inimesed, kes seda teevad, on vägagi oskuslikud. Ja paraku selle taga on hirm, miks inimesed näiteks ei pöördu ja ei räägi, et mis nendega on juhtunud, ja meeste puhul väga tihti ka häbi. Kuidas ma selle õnge siis nüüd läksin nii lõi? Ma olen ju mees, et kõik külarahvas teab, et ma läksin suurt raha teenima, aga tegelikult see lugu on üpris õnnetu selle kõige juures, mida võib-olla tema lähedased teavad. Üks näide on teil veel, kus koristajale anti Soomes sellised tööülesanded, mida polnudki võimalik täita. Jah, see oli vahepeal selline väga markant
konkreetsed lood, ütleme, see oli üks näide, aga nendest paljudest näidetest, kus koristusfirma teadlikult annab vähe aega ja suure pinna ja noh, see isik oli niivõrd selline kohusetundlik, et ta käis öötundidel ka siis koristamas ja ostis ka töövahendeid oma raha eest juurde, et see pind ikka koristatud saab, et siis, kui meil see vestlus tekkis ja ma ütlesin, ei, et need on ikka tööandja kohustused ja siin on ilmselgelt nagu väga suur rikkumine ja see inimene oli selliselt töötanud juba aasta aega, et see kannatlikkus on ka inimestel ikka päris suur ja tõenäoliselt selle peale ka mängitakse. Kas probleemid algavad vahendusfirmast või kust kohast? Jah. Suuremalt jaolt me näeme, et see vahendaja on seega tõenäoliselt see kampaania vast aitab ja teavitab, et ennem kui sa lähed ja kui sa lähed läbi vahendaja, väga selgelt mõtle, mida ta pakub ja kas see pakkumine vastab reaalsusele. Lepingu sõlmib ka seesama vahendusfirma, kuidas seda lepingut lugeda, mis selles lepingus ei tohi olla ja mis selles lepingus kindlasti peab olema, et pärast oma õiguste eest seista. Väga hea, kui see vahendusfirma selle lepingu muidugi sõlmib. Ahaa, võib olla ka suusõnaline kokkulepe, et paneme su laeva ja sõida. Need suusõnalised kokkulepped ongi kõige sellised magusamad. Inimesed kuidagi jäävad uskuma. Meie soovitus on esiteks vahendusfirmaga teha leping ja lugeda see läbi kindlasti, mis seal lepingus kirjas on, kas ikka lubatakse tööd. Ja jätta endale üks põhitõde meelde, et vahendaja on ainult vahendaja ei ole tulevane tööandja. Seega leping paluda siin või mitte paluda, vaid ikka saada see vahendusleping siin Eestis, see läbi lugeda, sobivusel allkirjastada ja miks mitte ka kontrollida, kas tegemist on ikka registreeritud firmaga, vahendusfirmaga ja siis, kui inimene juba suundub tõesti tööle välisriiki ja teab oma tööandja nime ja asukohta, küsida ka töölepingut selle nii-öelda tööandja käest, mis väga tihti jällegi 90% juhul ei osutu reaalsuseks. Selliseid töölepinguid siia Eestisse sõlmimiseks kuidagi ei taheta saata. Nii palju karisid, aga Sirje Blumberg, aitäh täna hommikul meid natuke valgustamast ja kontrollida kõlab siinkohal see nõuanne, kui kuhugi hakata minema. Aitäh täna tulemast.